Maalinn andis avavile, sõidame. Filato ka, siin olid mingisugused kõhklused, kahtlused, et kas ta üldse täna mängib, oli väike tervisemure, aga siin nüüd oli väga lähedal, et Joosep Põder oleks oma 50-ndast. Isiklikult arvan, et võib-olla see mõju ei tohiks nii pikaaegne olla, et võib-olla see esimene mäng oli mõjuv, et Maksimkinit ei olnud kaptenit, aga hästi keerab Škinjovi pealt maha, sööte edasi. Veel jätk, pall on seal lahti, Lepik, ei, Pareiko ja penalti Vaprusele, käega mäng. Joonel ikkagi hea värava. No vaatame välja, Pareiko ja sees. 38. minutil läheb Pärnu Vaprus 1-0 juhtima. Henri Välja hooaja 6. värav. Et kuidas siit olukorrast välja tulla, no päris hea penalti. No on ju Henri Välja läbi aastate teada tuntud kui väga hea jalaga, väga hea standardite toimetamisega mehega, et noh, saatis siin Pareiko ühele poole ära, lõi ise palli võrdlemisi keskele ja aga see kõrgus oli hea. Juba nooresti aast oli. Või siin nüüd halb pallikaatus. Pajolt sööt ette Lepikule, siin on nüüd Vaprusel võimalik teine lüüa. Lepik, ei, Pareiko jõuab ette. Ja Ivan Jušin jõuab selle pallini ka. Aeglaselt lonkista selle palli suunas. Oi, siin nüüd läheb see pall värava peale latti. Oi, ja tuleb. Ja otsustab söödu kasuks. Loelt pass edasi, Lepik ja sööd Pajale. Suluseisu lipp jääb alla, veel üks pass ja Pareiko. Küll aga Ott Nõmme seda siiski ei teinud, aga ei lase Maalinn auti mängu panna. Pool vahetusi ei tee. Ehk siis lähme edasi kõigi nende 22 mehega. Selles mõttes saab siin huvitav näha olema, et kas minnakse ka agressiivselt veel ründamänguga peale. Praegu tundub küll, et jätkatakse samamoodi. Kaugelt lööb peale, aga läheb see üle. Kuidagi Villata jooksis kokku omadega, aga leitakse Pajo vasakule äärel, Kampanja sööstab tagasi, sööt värava ette, seal on Lepik, aga ei pääse Lepik lööma, siin nüüd mehed. Olukordade ekspert Vapruse ridades oli seal Pareiko kätega vahel, aga pall läheb Vaprusele, Välja tõste tagumisse tsooni, kerkitakse ja 57. minutil Kevin Aaloe lööb Vapruse teise värava. Näeme siit kõigepealt seda nurgalööki, suudavad Pareiko selle klaarida, aga noh, näete siit. Isegi pöörde pealt enam. Ikkagi suurepärane pall ja noh, seal teisel korrusel tundus, et keegi, kas Põder või keegi sai seal. Tundus, et isegi äkki Limberg oli see, kes selle tsenderduse edasi lükkas. No ülivajalik värav Vaprusele ja nüüd on küll Transil selg vastu seina. 309. mäng Premium liigas ja 9. tabamus alles Aaloel. Aga no äärekaitse ka muidugi, eks tasub seda arvestada, aga mees õigel ajal õiges kohas. Ole värale olnud. Väga paljud vahetused on sinna keskväljale või tahapoole, aga siin nüüd Viidas ei löö ära. No kuidas ei löö sealt ära, no kõik oli ju. No peaksid need väravad tulemagi. Šlein läheb lööma, Šlein lööb aga üle. Peaksidki need väravad ju tulemagi ju puhtalt siis Keero ja Paljapkeni pealt, eks ole, aga noh. Ikkagi karistusalas sees, aga vilistab Rasmus Maalinn tänase mängu lõppenuks. Pärnu Vaprus 2. Annab aru German Šlein, ehk siis ärge kusagile kaugele ära kaduge. Henri Välja, kelle õuel on õnn täna 2-0 võit Transi üle. Kõrvalt jäi ikkagi mulje, et täiesti teenitud 3 punkti teile. Jaa, ma pigem ütleks küll, et väärisime seda võitu täna ja ma ei tea, tahtsime võib-olla rohkem ja ma ei tea, ilmselt minu arust Narval väga palju võimalusi polnud, et võib-olla seal üks raamilöök oli, aga et me isegi oleks võinud, ma arvan, rohkem lüüa täna. Kuidas oli tagasi murul olla ja Rannastaadioni murul? No ikka alati hea, et kuigi see muru siin veel päris ideaalses korras ei ole, et siin oli mingi haigus sees olnud, aga et kindlasti läheb see paremaks siin ja siis on veel parem siin mängida. No käis läbi ka see süngimsaldo teil, et 9 liigamängu järjest ei olnud Transi võitnud, pluss veel üks karikamäng. Kui palju te
kui palju see riietusruumis teil jutuks tuli? See, et me Narvat võitnud ei ole 9 mängu, seda ma ei teadnudki, et me selle peale ei mõtle, et me igat mängu läheme alati võitma, et see kuidagi ei kammitsenud. No sina jälle ja su penaltid 6-6 sel hooajal väga, selles mõttes 100% realiseerimisprotsent, et see on ju väga-väga märkimisväärne, et küll ära võib-olla kõike saladusi välja räägi, aga mis see võib-olla üks märksõna su penaltite puhul on, miks sa nii stabiilselt hea oled? Jaa, ei, see on huvitav jah, et on nii palju penaltid meile tulnud, et ilmselt me teeme midagi selles mõttes hästi ka, et saame neid penalteid kätte seal kastis, et minul on see õnn praegu olnud neid lüüa ja kõik on sisse läinud, et nii see on. No teise värava puhul ka olid ju väga suuresti abiks. Üpriski keerulisest asendist antud tsenderdus, mis osutus ikkagi väga-väga täpseks. Jaa, no eks selle meil need tsenderdused seal tahaposti teised pallid alati üritame anda, et seal kasti peal olin ja panin sinna summa tagasi selle palli ja sealt õnnestus Aalol see ära lüüa. No vahepeal oli teil väga selline keeruline periood käsil, järjest kaotusi ju tuli. Nüüd tundub, et hakkab jälle helgemaks kõik minema järgmisena Harju Laagri võrsil. No jah, eks ikka, et eks ta üles-alla võib ju käia, et nüüd saime selle Karukoopa võidu siin esimese kätte, ja nüüd lähme Laagrisse võidu järgi. Okei, aitäh sulle, Henri, edu!